Tervist ka minu poolt, et olen siis Simo Sirkelmallist, projekteerimise projektijuht ja räägin teile täna siis Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise õnnestumise alustest, et kuidas meil läks ja mis läks väga hästi. Nii, et millest ma siis räägin on täpsemalt, et kuidas toimus siis meeskonna kokkupanek, milliste teguritega peab arvestama meeskonna komplekteerimisel on ju. Samamoodi, millised olid projekteerimisel esitatud PIM-nõuded, nende kasutamine, samamoodi pandeemia mõju, kuidas see meile mõju avaldas projekteerijatele ja siis ka lõpetuseks väljakutsed ja sellest õppimine, et kuidas meil läks. Nii, aga väike sissejuhatus, et peatellija lepinguline partner oli meil siis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Lisaks oli siis hoone kasutajad, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv, peaprojekteerija rollis Sirkelmall ja siis oli hulganisti koostööpartnereid Sirkelmallil, keda on ka võimalik siin siis näha, et nendega seda projekti sai juhitud ja läbi viidud. Projekteerimismeeskonna komplekteerimisel oli siis üheks tähtsamaks komponendiks meeskonna liikmete projekteerimistööde planeerimine ehk siis kalendergraafikuliselt ajastamine. Lisaks oli peaprojekteerija kindel soov, et kõige mahukamaid töid tegevad projekteerijad, spetsialistid teeksid seda objektil ehk siis niinimetatud big room meetodil, et tagada siis meeskonna ühtne eesmärgi tunnetus, samuti, et saada paremaks sõbraks selle hoonega. Ja nii ta läkski, et saime Rahvusraamatukoguga kokkuleppele ja meie 15 põhimahu projekteerijat Rahvusraamatukogu rendipinnale kolis. Nii, suhtlemine osapooltega, et ütleme niimoodi, et tavaline projektimeeskond koosneb kuskil tavalise projekti puhul suurusjärk 20-25 inimest. Rahvusraamatukogu projekteerija meeskond, kus siis olid nii projekteerijad, eksperdid, kasutajad, Riigi Kinnisvara ulatus 85 liikmeni. Et seda on omamoodi palju, et ütleme, meil ka tegelikult oli see, et 2 projektijuhti juhtisid seda, et seda kõike nagu hallata. Meeskonnaga siis lepiti kokku, kuidas toimub suhtlus osapoolte vahel, kuidas seda läbi siis kommunikatsiooniplaani, et projektijuhtidel oleks siis ülevaade, et mis projektis ka toimub. Projektijuhtimise seisukohalt oli oluline, et vastutusalad ja kommunikatsiooniplaan toimiks. Seda just selle tõttu, et nii sai vältida projektijuhtide töös info teabe dubleerimist, et mis on siis lisategevused ja tekitab segadust, et vastutusalad peavad nagu kindlasti paigas olema. Meeskond kasutas ka projekteerimistööde planeerimisel pool planningu meetodit, mis siis aitas kaardistada riskikohad projekteerimisel ning andis sisendi, millist infot ja mis ajal projektimeeskond vajab. Pool planningust räägib siis meile täpsemalt Ergo Pikas tänasel kohtumisel. Projekti ajakava. Et vastavalt lepingus toodud ajakavale olid siis projekteerimistööd jaotatud selliselt, et eskiisil oli siis jäetud kõige suurem ajaline kestvus. Seda seetõttu, et peaprojekteerija kohustuseks oli leida ka sisearhitekt, korraldada sisearhitektuuri konkurss. Kollasega on siis tähistatud need ajad, mis olid mõeldud tellijale kasutajale tähelepanekute soovide tegemiseks ja nende sisseviimiseks. Järgnevalt siis ka eelprojekt, põhitööprojekt, et osad projekti osad olid tööprojekti staadiumisse juba viidud või tuli viia tööprojekti staadiumisse ja osad siis põhiprojekti ka lahendada.
Projekteerimise alguses saime me tegelikult juba koheselt aru, et me suudaks seda projekti tähtajaliselt täita, peame me eskiisiprojekti võimalikult kiiresti ära lahendama. Ehk siis need konkursid, punktipilved, kõik hoone mudeli ülesehitus, me peame seda tegema võimalikult kiiresti, võimalikult suure hulga inimestega, et meile tekiks järgnevatesse staadiumitesse rohkem projekteerimise aega, sest hoone on suur ja seda, ütleme niimoodi, et selle lahendamiseks läheb mõningaid aegu natuke rohkem vaja. Nii. COVID-i mõju projektile ja siis toetavad IT-lahendused, et projekteerimismeeskond siis projekteeris Reviti baasil, mis siis kindlasti lihtsustas programmilistest eripäradest tulenevaid probleeme. BIM 360 kasutamine arhitekti, sisearhitekti, konstruktori poolt, kes, ütleme siis, mis aitas kaasa siis võimaldas mudeleid siis paremini sünkroniseerida ja neid veakohti nagu üles leida. BIM 360 kindlasti aitas kaasa ka COVIDist tekkinud mõjul, ütleme, tingimusele, et pidi kodukontoris töötama, et see kindlasti aitas sellel kaasa. BIM Collab oli samuti kasutuses. BIM Collabi abil siis toimus mudeli ristumiste koordineerimine, neid oli võimalik lihtsasti üles leida, teineteisele meeskonnaliikmetele ka omavahel jagada, lisaks BIM koordinaatorile. Ja siis üks pluss, mis kindlasti oli ka see, et Reviti ühilduvus BIM Collabiga oli väga hea, ehk siis meil oli võimalik BIM Collabis märkuse teada saades minna otse Reviti mudelisse ja sealt seda siis ka kohe lahendada. Oma projektijuhi töös kindlasti ma üritan alati kaasata kõige tugevamaid eksperte ja teadlasi, et oma ala spetsialistide teadmised ja oskused jõuaksid läbi projekti siis ka ehitusse. Toon siin kohal ka mõned spetsialistid välja, et näiteks Aljona, kes meil tegeles muinsuskaitsealaste küsimustega, et kuna tegemist on väga värske muinsuskaitsehoonega, mis läheb rekonstrueerimisele nii suures mahus, samuti on siin väga olulisel kohal ka tuleohutus, siis kindlasti tema roll oli nagu väga oluline. Lisaks TalTechi kaasamine erinevate tüüpide hoidlate sisekliima tagamise väljatöötamiseks. TalTechi siis töö tulemus annab tellijale kasutajale energiakuludes olulise kokkuhoiu võimaluse, mis oli ka siis, ütleme, selle projekteerimise hanke ilmselt üks olulisemaid eesmärke, et muuta hoone energiatõhulisemaks. Lisaks kaasasime ka kontaktuse, nõrkvoolu ja automaatika projektide keerukamate kohtade lahendamiseks. Mõningad faktid, et aeg hakkab siin otsa saama. Nagu ma eelnevalt mainisin, siis teadlasi, projekteerijaid, konsultante kokku kuskil 85, projekteerijate töötundide arv on 40 000. Kui mõelda niimoodi, et üks inimene suudaks selle kõik ära projekteerida sama mahuga, siis ütleme 8 tundi päevas, esmaspäevast reedeni, siis tal kuluks 20 aastat selleks. Koosolekuid oli 400 pluss, sisse tulnud e-kirjade arv, vaatasin üle projektijuhile ainult minule, oli 6000. Et on arvutatud asju, ütleme nii. Väljakutsed projektis. Ütleme, üks olulisemaid asju projekteerimise alguses on kindlasti riskide kaardistamine. Ja mitte ainult kaardistamine, vaid ka alternatiivsete variantide väljatöötamine. Näide siis samamoodi nendest lepingu kuupäevadest on ju, muinsuskaitse Päästeameti koostöö on ju,
teadlik otsus oli ka see, et hoone arhitektuuri hakkavad mudeldama arhitektid, mitte punktipilve tegijad. Et julgen väita, et circa 95% riskidest, mis meil said kaardistatud, nende ütleme siis teostamine õnnestus ideaalselt. Hoone tulevikuraamatukogu tulevikuraamatukogus on mitmeid funktsioone, et kinod, kontor, hoidlad, lugemissaalid, teater, toitlustus, filmiarhiiv, restaureerimiskeskus, et nende kokku sobitamine oli kindlasti omamoodi keeruline. Lisaks tooks välja siis live-projekteerimise, kus siis restaureerimiskeskuse ruumide lahendamisel sisearhitektid ja kasutajad siis ütleme koosolekul olles koos projekteerisid, et tagada siis kiire resultaat asjade sisseviimisele. Nii, aga mul tundub, et aeg on ka läbi ja lõpetuseks väike videolõik meie oldud ajast Rahvusraamatukogu nurgasaalist. Aitäh! Nii, aitäh, Simo. Nüüd, kui mitu emaili sulle tuli? 6000. 6000 pooleteist aasta jooksul. Ja. See on päris mitu iga päev. Omajagu. 20. Jah. Kuskil niimoodi ta keskelt läbi on. Siis ei olegi nii palju. Tavaline. Aga ütleme, oleneb kirja sisust, et kindlasti lugemist oli neis. Jaa. Nii et seda mina küll vaatan nagu teatud imestusega ikka, et seda te suutsite projekti juhtimismeeskonnaga üldsegi ära teha, sest et see oligi üks suur selle juhtimise ülesanne. Ma ütlen arhitektuuri, sisearhitektuuri, kõike, mida me kõik näeme, aga selle koordineerimine, selline tohutu töö. Aga nüüd tuli üks küsimus ja see on natuke selline, võib-olla mitte kõige õigem küsimus sinult küsida. No proovime vastata. Aga ma proovin lihtsalt, sest et kuna me näeme, kui palju kõik see jutt riskide kaardistamisest ja kõik, selline asi ajab mul pea valutama. Ja ma tean, et projektide juhid on sellega harjunud. Aga nüüd võib tulla veel võib-olla mõned väiksed raskused seoses selle küsimusega, ma tahaks kuulda sinu reaktsiooni. Aga see on päriselt Priit Püssile, siiski. Sa võid tema eest rääkida. Kas oskate hinnata, kui tõenäoline on, et praegune ehitusmaterjalide hinnatõus, tarneraskused avaldavad mõju jaanuaris algavale rekonstrueerimisele? Ja ennem kui sa vastad, osa projekteerimistööst on alati hoida silma peal, et lahendused ei ole ulmelahendused, pigem realistlikud lahendused ja tegelikult selle jaoks on terve projekteerimismeeskond, kaasa arvatud tellija ja kõik osalejad mängivad rolli. Aga nüüd, et tõepoolest, me hiljuti kuulnud, et korraga, ma ei tea, mingisugune üks tükk terast maksab 20% rohkem ja nii edasi, et teades, et selline olukord on praegu, kas te olete selle peale ka mõtlenud? Jaa, et eelarvestajaga siin eelmine nädal sai veel räägitud ja siis tema suunitlus oligi selles osas, kui ma küsisin, et kuidas on materjalide hind muutunud, ütles niimoodi, et aasta algusega võrreldes on terase hind tõusnud 70%, soojustusel ja puidul 50%. Et me oleme nüüd tegelikult teinud ka sellest lähtuvalt eelarve korrektuurid ja see
võrdlus eelneva eelarvega on siis 4% kallinemist, et mingid mõjud avaldab, samas ütleme, arvestades selle hoone kogumahtu ja projekteerimismaksumust on ju, siis ütleme niimoodi, et see muutus ei ole võib-olla nii suur. Mis puudutab materjale, siis juba käivad ka jutud, et see mingi aeg normaliseerub ja aasta lõpuks ikkagi see, ütleme siis, defitsiit hakkab nagu lahenema. Läheb veel madalamaks. Jah. Okei, oleme optimistlikud. Jah. Suur aitäh! Suured tänud!